hoovad jätkub igale tänavanurgale. Mina olen Vision Newsi hääl ja algavad uudised. Need kasvab kiiremini kui kohalike valad ja meie hoiame selle arengul silma peal. Ükski tänav ega tiil Los Santoses ei jää meie kaamerate eest peitu. Päeval on meil rand, öösel on meil probleemid. Klassikaline Los Santos. Mootorit ja null piduri kasutus. Täpselt nii lõõgastutakse siin meie armsas Los Santoses. Teed on kinni, liigume me mööda merd. Kui mered on meie jaoks kinni, me liigume õhus ja vaatame seda tsirkust peal. Kui see nõus, kui midagi plahvatab, aga lõpeb, oleme meie. Los Santos, linn, mis ei maga kunagi. Minu selja taga säravad pilvelõhkujad, luksus ja tuled. Kui nende tänavatel veitu hoopis teine reaalsus. Täna toon Vision News teieni loo kohast, kuhu tavakodanik tavaliselt ei pääse. Bolingbroke, Benetri vangla müüride vahel. Pärast kokkulepet vangla ametnikega anti meile harukordne võimalus näha oma silmaga elu trellide taga. Meid võtsid vastu vangivalvurid ning vanglat tutvustas vastu olulise mainega rahvale tuntud mootorrattaklubi kui Rusty Rebels. Mis tegelikult toimub nende müüride taga, seda te näete. Kallis televaataja, siin on Vision News ja me oleme otse hetkel Bolingbroke Penetranteri värevati juures. Täna uurime, milline olukord on ühe Los Santose kõige kõrgema turvalisega asutuse sees ja millised saladused siin ennast peidavad. Siin on purustatud makaronid, siin on pitsasupp praktiliselt. Huvitav uus toit või? Siin tundub, et on mingid kanakoevajäägid. Ja siin on mannapuder või noh, ma ei tea, palju see mannat muidugi on, aga midagi seal on. Ja siin on siis... Valmistan teile ühe joogiga. Tuhariis. Ja siin on jällegi herned, et ikkagi, noh, ütleme, vangla köögipool ikkagi üritab nagu rõhuda sellele, et peab ikkagi roheliska sööma. Mitte suitsetama. Kokkuvõttes te ei ole vangla toiduga rahul? Ei, absoluutselt mitte, ainuke asi on see, et mis on siia sisse importitud, on see slushi aparaat, see on nagu, seda ei valmista vangid, vaid see tuleb väljast kuskilt. Jah, ma kohe annan teile maitsega. Nagu te näete, kallid vaatajad, vangla toit ei vasta nõuetele, tavalistele inimnõuetele. Ootke, mis nõuetele ta vastab siis? Kõlbmatu, ma ütlen teile. Nad ei ole maitstagi saanud ju. Silmad ütlevad rohkem kui 1000 sõna tegelikult. Aga John, näete. See on juba ammu teada fakt ja nüüd otse hintis, et John kohe proovib kohalikku Bolingbroke'i toitu, mis on siin olge lahke. Müüride ja okastaratide taga. Kuidas see emotsioon on? Lihtsalt magus. Kuule, see on kõige parem variant, mis sul on. Ära neid sealt küll võtta. Nimelt, kui vaata slushi oli liiga magus. Teeme trenni. Siis, see suur hoov on tavaliselt ka. Ja ega muud ei ole. Ja vahepeal, kui me üle kätte lähme, siis nendelt ülevalt äärtelt, siis need vangivalvurid lasevad neid kumbipumpadega. Ja vahest neile meeldib ka niisama panna, vaata sellepärast ongi see seid seal, et vahest meid niisama sinna äärde lasevad niisama meid. Connectitud, siis nemad saavad oma riietusega olla ja siis mõnedel ei ole lihtsalt. Mõned üldse paljalt, aga õnneks neid ei ole siin. Paljud poissid täna teine. Aga näete. Ahah, lähme seda siin filmi. Ühesõnaga, ärge sinnapoole vaadake. Jah, tuleme. Kas sa saad seda kaadrisse või? Kaadris. Ei ole midagi kaadrisse siin. Jah.
võtame, lähme vaatame, kuidas meil vaba ja sisustamine siin on. nii, aga siin meie siis vaba ja koht, kus me saame piljardit mängida ja telekat vaadata. noh, telekas on aastast mine ja emmi. ma arvan, see telekas on vanem kui meie kõik siin kokku. noh, see väga pilt hea ei ole. pigem on ta siin tume ekraan ja me kuuleme natuke mingit sahinat, aga noh, ega paremat siin teha ei ole ju. ja siin on, nii, räägi. ja et siin on siis piljardilaud ja siis on, siin on piljardikiid. Need piljardikiid on enamasti ainult valuritele, millega nad saavad meid teksta, kui nad ei jaksa enam kõminujaga vehkida. ehk siis ühesõnaga järjekordne inimõiguste rikkumine, mis ma siin kuulen, jah? ma ei kommenteeri. nimelt Jack tuleb vaata. olge siin sees. kus palun? olge siin sees. Läks mingisugune alarm peale. nii vaata, et täna näete, kuidas toimub ehtne vanglakaklus. täna näete, kuidas toimub ehtne vanglakaklus. John Gensti otse. John, appi. Jack, kuidas tunned ennast? olukord on, näha on päris tuline praegu. mingisugune vangla alarm käib. no ei ole. meie kontrollime seda. kontrollis kõike. ja kus on valvurid, kui neid vaja on? vaata, et. ai, neid ei ole siin. ei ole olnud, tule veel. võitu. noh, tahad veel saada või? kuule, poiss, kas sa ikka aluspiks vaatasid ära pärast pokketi? nii, aga näete, ma toon sellise siia pikutama. ja me palume, kas te näete neid või? kas te näete neid kännaneid või? näete neid kännaneid või? see asi ei jää mul viimaseks mitte kunagi siin. Cannoniks ma tõesti neid nimetaks omalt poolt, ma arvan, et John on minuga selle puhul hetkel nõus, jah. ja ei no, ütleme nii, et tegelikult kui väga vaja on, siis me saame siin natuke ka endale vajalikumaid asju ka. mis tähendab vajalikumad asjad, kas mingisugused uued padjad, tekid, suurtükid, reaktiivlennukid? ütleme nii, et vanglavaluuta on suitsupakid, et suitsupakkidest saab siin kõike, mida tahate. kui sa tahad ennast hästi tunda, natuke sellises heas olekus, siis saab selliseid asju, mis teed viib pilvepiirile. kui te tahate ennast kaitsta, leiab neid asju. ja kui sa tahad ennast välja kaevata, siis saab rusikaid ka. Romulus on nende väljakaevamiste ja nende spetsialist alati olnud. tema oskab sellest rääkida vähemalt. milline nüüd Romulus on siin täpselt, et me saaksime temalt täiendavat informatsiooni selle lusikate kohta? noh, Romulus, räägi. ei no, mõttes ühesõnaga, me ei saa siin nagu kaameras liiga palju informatsiooni anda, aga ütleme nii, et kui on vaja asju ikkagi siia organiseerida või inimesi sisse organiseerida või välja, siis selleks meil on täiesti kontaktid olemas. et selles suhtes me ei ole nagu küsimust, et me ikkagi haldame seda territooriumi siin, mis sest, et siin on need vangivalvurid, aga eks nad on ka nagu, vahest nad on, kuidas ma ütlen, väga vägivaldsed ja vahest. tõesti oleks nagu jälle Venezuela vanglas tegemas reportaaži. eelmine aasta käisin seal ja tõesti olukord on üllatavalt sarnane. ja ma ei tea, kas see on positiivne või negatiivne, aga tegelikult ennem seda arvasin, et seis on siin kindlasti parem kui Venezuela vanglas oli, aga siin tundub isegi kohati olevat hullem. see anarhia ja asjad, mis meil hetkel siia silma jäänud on, John, see on ju kohutav või mis? kuidas palun? täpselt nii, ma olen sinuga ühte meeldi. aga ma arvan, et nüüd vist on see teie reportaaž läbi, et see
kokkulepitud aega sai meil otsa ja ka meil on juba vaikselt siin väljasaamise ajad käes või kuidas sul, Romulus? no me saame siis välja, kui me valvurile ütleme, et see ei ole küsimus. selge, ma usun, et siit lõpeb ka siis meie reportaaž. Saadame siin meie toredad kolleegid siin, kes meiega koostööd tegid. Roman Rooruvus ja T-Brain, kes siin meid kindlasti siin näitas. Rasti Rebels MC ikkagi, ärme nüüd siin. ja kui te tahate. Poisid on siin ka, meil ju siiamaani 2 poissi valvavad teie turvalisuse pärast, nii et. Ja kui te tahate teada, kuidas meie elu on väljaspool vanglat, siis te võite alati meile Sandisse külla tulla ja vaadata, kuidas Rasti Rebels tegutseb väljaspool vanglat. Seda me kindlasti teeme mingil ajal ja vaatame üle, kuidas see on elu nii-öelda siin vangla sees teil kui ka vanglast väljaspool. Aga jah, siinkohal me lõpetame, ma usun, ja John võid teha lõpusõnad. aitäh vaatajatele. Näeme peagi Weasel Newsil. 90, 95, 8. mul on väike probleem. Mis mõttes probleem on? Kokkulepe oli selline. Mul on probleem. Mis probleem nimelt? Võtame asja rahulikult. Et mul on tunne, et võib-olla peate hakkama endale uusi prille ostma. Hoopiski. Mis see nüüd tegelikult $2 on puudu. Prillid on meil olemas ja uusi prille me tegelikult vaja ei ole kahjuks, et $2 on puudu. milline möll seal toimus. Bonibroki Penetri külastus ei möödunud sugugi rahulikult. Vangla seinte vahel kohtusime Rasti Rebelsi liikmetega. Nende vicepresident Romulusega, kelle kukkari paistis silma juba mitme kongi kaugusele ning ka nende klubi presidendi T-Brainiga. Külastuse jooksul läks meil tööle vangla alarm, puhkes suur kaklus ning olukord muutus kiiresti pingeliseks. Päeva lõpetas aga eriti kummaline intsident, kus üks vangivalvuritest hakkas Weasel Newsi meeskonnalt ähvardaval toonil raha nõudma. Nüüd jätame vanglamüürid selja taha ja liigume Sandy Shoresi, kus viimastel nädalatel on sagenenud mõrvad, sissemurdmised ja muu vägivald. Kohapeal rääkisime kohaliku elanikuga, et uurida, mis tegelikult selles piirkonnas toimub ja sellest me räägime. No nii, kallid televaatajad, olemegi siit samast Sandy osariigist tabanud ühe, tundub, et kohaliku elaniku ja tundub, et saaksimegi tema käest küsida, et mis on siin viimastel päevadel toimunud. Miks on olnud siin nii palju tapmisi ja võrmavisi? Mis teil siin sünnib? Ma pean honest, aga siin suht raske vaata elu. Ega siit iga asja eest nagu jah. Raske elu. Aga mis seda sellist probleemi kui sellist lahendaks? No, isegi ideaalne. Aga endal on teil kokkupuuteid olnud sellise vägivallatsemisega? Iga päev siin ohtlik elu. Kuid mis on nagu nii-öelda teie soovitus näiteks turistidele, kes võib-olla otsustavad näiteks siia, võib-olla maakonna tulla järve äärde aega veetma? Mis see soovitus võiks olla? No lihtsalt siin, ma ei tea, ujuda ja chillida ja külla, Selge. Võib-olla tahate midagi lisada näiteks praegu siin Weasel News. Oleme siin ja saaksite näiteks midagi võib-olla televaatajale näiteks öelda, et mis ta võib-olla peaks nagu meelde jätma, et kui ta satub näiteks siia kanti. Ma ütleks pigem enda emale terene. No nii, aga tervitame härra ema. Kuidas härra nimi üldse oli? Et ei ole härra, et on proua. Ei, nagu teie, kuidas teie nimi on, et kelle ema me tervitame? Tervitame Tre ema siit Weasel Newsi otse lülituselt, otse Sandy pöörasest, ütleme sellisest meeleolukast. No Sandy Shores jättis endast täna maha üsna sünge pildi tegelikult, et kohalikud rääkisid meile seal kasvavast vägivallast, sissemurdmistest ja pidevast hirmutundest piirkonnas, kus rahulik elu näib iga päevaga kaugemaks muutuvat.
tolmused tänavad, tühjad pilgud ja sireenid kauguses. see on reaalsus, millega paljud Sändi elanikud täna silmitsi seisavad. aga nüüd jätame hetkeks kuritegevuse ja kaose selja taha, sest aeg on vaadata, mida toob meile Los Santos. tere õhtust, Los Santos! tänane ilm on üle osariigi üsna vahelduv. Downtown Los Santoses püsib temperatuur mõnusa 20 kraadi juures. Lennujaama kandis on 19 kraadi ning Del Perros ja Vinewood Hillsis jääb temperatuur 18 kraadi juurde. Sandy Shoresis on hetkel 17 kraadi ja päikeseline. Grapeseedis aga 16 kraadi. Paleto Bay's on veidi jahedam, 14 kraadi ning Pacific Bluffsi kandis samuti 16 kraadi. Mägedes tasub aga ettevaatlik olla. Mount Chiliadil on vaid 4 kraadi ja ilm pilvine. Mount Gordo piirkonnas on 11 kraadi ning oodata võib vihmahooge. Kella 6 ajal on oodata tormi. Päeva üldpilt. Linnas soe ja rahulik, mägedes ja idarannikul jahedam ning niiskem. See oli teie ilmateade Weasel Newsilt. Ilm üle Los Santose tundub olevat tõesti homme rahulik, vähemalt esmapilgul. Kuid samal ajal, kui meie siin lõpetasime ilmateadet, kostub meil Diamond Casino piirkonnast hetkel automaatrelvade tuld ning olukord linnas näib taas pingestuvat. Issand jumal, ja täpsem info selle kohta selgub peatselt, ma usun. Aga Weasel News liigub nüüd aga linnakärast eemale Sanchanski Mountain Range'i lähistel asuvasse kaevandusse, et uurida, millistel tingimustel sealsed töötajad igapäevaselt töötavad ning mis tegelikult toimub seal sügaval mägede vahel. Kas on seal kivid all ka midagi enamat kui lihtsalt kivid või on seal ka miskit muud? Kaks ja action. Kallis televaataja, nagu te näete, kui me jõudsime objektile, kõik töölised lahkusid, aga miks? Minu teooria on see, et neil ei olnud lihtsalt luba, et siin olla, järjekordsed immigrandid. Kutsuge Ice. Tänan, lõpetame siinkohal liiguma järgmisesse Charlie, aga tead mida? Sinu selja taga seisab kusjuures üks naisterahvas, kes toob seal lihtsalt minna ühe kiviga. Ja tõesti, ma pean tõdema ja tõesti, ma olin tema täiesti kaabu taha jätnud. Kuid lähme uurime kohe lähemalt. Hop, hop. Oho, tervist. Ei soovi intervjuud teha. Te ei soovi või soovite? Ei soovi. Ei soovi üldse, jah. Okei. No siis on nii. Kallis televaata, nagu te praegu hetkel nägite, siis tundub, et töölistel on tõesti käed-jalad tööd nii täis, et ei ole ka aega isegi intervjuud anda. Aga mis teha? Meie ei ole need, kes hakkavad teiste tööd segama, vaid meie oleme need, kes teiste tööd jäädvustavad. Ja nii on. Ja tagasi stuudiosse. Oleme tagasi stuudios. On nüüd siis langenud ka veel Los Santose kohale. Tuled kustuvad, tänavad jäävad vaiksemaks, kuid küsimused ja probleemid siin piirkonnas ei kao ilmselt nii pea. Täna nägime elu Bolingbroke'i vangla müüride taga, kuulsime kohalikke muresid Sandy tänavatel ning tõime teieni lood otse sündmuste keskel. Pimedus on saabunud siia, kuid Weasel News jätkab töö otsimist ka siis, kui teised magavad ja tuled on kustus. Mina olen Zack Monroe, tänan vaatamast ja püsige turvaliselt Los Santos. Weasel News.